Igor, kuidas sinu jaoks tänavune investeerimisaasta läinud on? Tere! Tänavune aasta on läinud päris hästi, et turgudel oli päris suur volatiilsus, et mulle kui kauplejale see hästi soobis. Millega sa siis tänavu kõige rohkem raha teenisid? Kõige paremad tehingud olid aasta alguses, siis kui turg oli väga madalal, siis ma ostsin Google'i ja Okta aktsiad. Need on ilusti tõusnud ja veel üks hea tehing oli hiljuti Teslaga, et kui ma müüsin seda lühikeseks ja siis ta kukkus ka päris ilusti. Kuidas praegusel hetkel selline tunne on, et kas see hea kauplemisaasta võib siin jätkuda kõikide nende uudiste peale? Kindlasti, et tundub, et turgudel on praegu just volatiilsust tagasi tulemas võrreldes eelmiste aastatega, kus on olnud väga madal ja sellest võib hästi teenida. Ma mäletan, et siin aasta alguses üks teine kaupleja ütles, et tema vist üldse tahab ära lõpetada, et üldse ei saa siin kaubelda ja raske on. Et kuidas sina praegu siin näed, et millal on näiteks sinu jaoks põhjus, kus ütled, et nüüd ma ei tea, enam siin kauplemisportfelli ei näpi? Eks kaupleja amet ongi selline, et sa pead pidevalt kohanema turgu oludele, et see ei ole selline amet, kus sa õpid üks korra ennast selgeks ja teed sellega kogu aeg edasi tööd, et turg on muutlik, kaupleja peab olema muutlik ja siis, kui ta oskab seda teha, siis tema jaoks tegelikult on alati turul olemas võimalus raha teenida. Et tuginedes sellele ma ütleks, et mul ei ole praegu mõttes lõpetada seda kauplemist. Kas sul kauplemise kõrval on ka selliseid pikaajalisemaid positsioone? Jaa, kindlasti, et ma ei kauple terve oma portfelliga, et mul on portfell jaotatud erinevate varaklasside järgi, et on ka pikemaajalist investeeringud. Ja mis sealt suuremaid välja tuua oleks? No suurim on investeering muidugi Inbanki, kus ma ka töötan, ja siis Inbanki võlakirjad ka, et nii-öelda investeerin iseendasse. Millal sa üldse esimesena siin kauplema hakkasid? Kuna see oli? See oli, üldse alustasin 2007 kuskil alguses. Ja siis ma mõtlesin tegeleda investeerimisega, siis aina rohkem hakkasin huvi tundma kauplemise vastu. Kuskil 2008 alustasin kauplemisega. No siis oligi ju suur majanduskriisi algus, et kuidas sa siis kauplejana sellest välja tulid? Siis tegelikult tol ajal ma alguses teenisin raha, mis oli suur viga, siis mõtlesin, et oskan juba kaubelda, siis oli kaotuste aastad, kus ma sain teenida mitte rahalist tulu, vaid kogemust. Jah. Aga üldse kogu oma kauplemiskarjääri vältel, mis on olnud sinu kõige suurem kaotus? Kõige suurem kaotus olnudki see sama, kui ma alustasin, siis tegelikult esimese kapitaliga, mis ma läksin sinna turule, et see kõik kadus. 100% kaotus. Nii et põhimõtteliselt võib öelda, et sa ühe korra oled portfelli õhku lasknud? Täpselt nii. Ja pärast seda, mida sa hakkasid teistmoodi tegema? Siis ma tegelikult sain aru, et ma teen midagi valesti, siis ma hakkasin paar aastat lihtsalt õppima, erinevad materjalid lugema, kauplesin nii-öelda paberikontol. Siis, kui ma sain tagasi juba kindlust ja pisuvalt teadmisi, sain aru, et nüüd võib uuesti rahaga turule minna, siis ma alustasin uuesti. Kui nüüd keegi tunneb, et ta tahaks hirmsasti kaubelda, siis mis on see üks soovitus, mis sa talle annaksid? Lähtuvalt oma kogemusest ja tegelikult see lugu, mis ma rääkisin, et paljud kauplevad alustavad niimoodi, et proovivad päris rahaga, teenivad natukene, siis mõtlevad, et oskavad kõik hästi, kaotavad raha. Et ärge tehke sama vea, alustage kohe paberkontoga, proovige, kas teil tuleb üldse välja ja mitte nagu ainult üks kuu, vaid soovituslik on teha seda näiteks 1 aasta vältel. Ja siis, kui sellega suudate raha teenida, siis tehke seda ka päris rahaga.